Tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, mina olen Ain Vaida. Mina olen Märt Belkin. Ja see on su varik. On küll, kus juures su varik, jah. Uskumatu. Taas kord või esimest korda, mine sa tea, mitmendat korda sina seda kuulad. Meie oleme siin umbes 90 midagit korda, sest mul on vahepeal lugemine sassi läinud. Officially... On tehtud nagu natuke tehtud, jah. Väikest podcasti päkki nagu. Jah, kus me räägime nädala uudistest, aga enne veel uurime üksteiselt, kuidas nädal möödunud on. Ja kuidas on möödunud sinu nädal, Ain Vaida? Okei. Hea küll, ma ei olnud valmis, et minu, okei. No mina, kõigepealt oli kass haige, mitu osa järjest. Tundub terve. Siis olin mina korraks haige ja nüüd on beebi haige. Ehk siis me läheme nagu järjest. Kõik proovime ära, kuidas olla on. Et see on selline huvitav olnud, et natuke nagu luupi on selle pärast. Ja jah. Aga ma midagi olen võib-olla teinud ka see nädal, aga mine sa tea. Sul olid show'd olid ju. Ja no kui te kuulate laupäeval, siis kuigi me lindistame reedel, siis suured tähed show'l käisid nii neljapäeval kui reedel. Kordumatu elamus. Uskumatu, imeline, väga head show'd olid. Aitäh, et tulite Eestist teist korda sellist nii retsi kütet võib-olla ei saagi. See oli aga te nägite seda kõik, te olite seal kohal ja mul on nii hea meel selle üle, et te saite olla osa sellest. Jah, aitäh. Nii on. Kuidas sul läheb? Mul on puhkuse nädal tehniliselt, ma olen päris palju tööd teinud ja eile ma tegin siis karakteripaaris Tata 642 esmaspäevast reedeni avatud kõrgitusteks. Kirjutage meile Facebookis. Olime kaasaga koos tööl ja siis ma avastasin selle suurepärase asja, et kui sa oled nagu mingi 9 tundi jalul või midagi, siis lõpuks sa oled rängalt väsinud ja see on mingi naljakas asi, et sa ei saa sellest aru enne seda, kui sa istud maha. Siis kui sa maha istud, siis on nagu läbi, vaat. Siis on nagu, ma ei liigusid enam mitte kunagi, mitte kuskile. Ma kuidagi läbi ime liikusin siia. Ja õnneks sa olid mulle kirjutanud samal päeval, et salvestame täna kell 2. Ei, ma kirjutasin eile sulle seda. Jah, samal päeval. Selles mõttes, jah. Just vaata luupi. See on see luupi. Mis on aeg? Ma ei mõista, jah. Proust ütleb midagi selle kohta. Või Hawking või keegi. Et sa olid nõus tegema veits hiljem ja siis me tegime veits hiljem ja siis see päästis mind täielikult nagu. Sest tavaliselt me teeme mingi kell 11 ja siis ma ei oleks olnud võimeline. Ja vaata täna me lindistame seda Euroopa päeval või nagu purjus mölakad mehed trammis ütlesid vene keeles teisel päeval. Mingid madruse kostüümis tropid olid trammis ja see nagu ajas mu täiega kettasse, kui ma siia tulin nagu. Nad olid mälus, nad karjusid mingi, daamid, palju õnne teile, nagu kuradi saa praasnikom, mingi vastik lällamine oli 2 tüüpi. Ja see oli, aga see oli hästi tore oli näha, et kogu ülejäänud tramm suht üksmeelselt lihtsalt kõndis nende juurest eemale. Kas nad tulid Sirbi peatusest peale või? Kui selle Sirbi peatus on maha rahunenud natuke pärast seda, kui Regalia kinni pandi. Nüüd Maleva peatus on uus hotspot, kuigi see on kogu aeg olnud hotspot, kus sooja ilmaga on, on ka praasnikom. Aga kus selles Sirbi peatuses eile nägin ka 2 mälus ja võib-olla ainestüüpi, kes ei teadnud üksteist. Ja siis üks rääkis teisega eesti keeles, teine vastas vene keeles ja siis see üks, kes eesti keeles rääkis, sai pahaseks, et räägi minuga ikka eesti keeles. Mis on nagu ülinaljakas näha, kui nagu selles kontseptsioonis, et sa oled nagu mälus eluheidik, kogu ühiskond on alla andnud sinu osas. Aga etnos ja kultuur on ikkagi tähtis. Ja seal on mingi võimudünaamika käimas on ju, ootad trammi keset rööpaid. Nagu... see ei ole hea kord, kus trammi oodata. See oli nagu, ma lihtsalt vaatasin suu ammuli, ma lihtsalt jõllitasin neid, sest mul oli suva. Ma mõtlesin, et kui nad muga küsivad, miks sa vahid, ma olen mingi, see kõik, mis te teete, siin on uskumatu. Igal juhul need tüübid trammis, ma korra mõtlesin, et mul oli nagu tunne, et ma tahan politseid kutsuda, sest nad olid nii häirivalt putinistid. Aga siis ma sain aru, et see ei ole vist nagu kuritegu. Ma ei ole kindel. Jah. Tõenäoliselt nad saavad. Neil ühiskond, ma arvan täpselt seda, et kui nad lähevad kuskil, et juhtub see sama asi, et keegi teine samas konditsioonis ütleb, et kurat, Euroopa päev on ja jagelevad omavahel selgeks selle asja. Mine sa tea. Igal juhul, jah.
see oli nagu sõjas kettasse lihtsalt, sõjas kettasse. Aga muidu uudiseid ka või? No see mõttes, et jah, meil on see paavst. See paavst on neljapäevasel show'l, see oli ülipull, kuidas pooled inimesed, kes uksest sisse astusid, ei öelnud isegi tere, nad ütlesid, paavst valiti ära. See oli hästi armas, see oli hästi äge minu meelest. Et see on kuidagi siuke suur ühine kultuuriline asi meie üldse mitte katoliiklikus riigis isegi. See on huvitav, vaata, meil on kõigil on kuninganna või kuningas, eks ju, mis on Briti oma. Kui midagi juhtub nagu midagi suurt, siis ta on kõigi meie the king, queen. Ja siis paavst on ka nagu nagu see ei ole ilmselgelt ebarelevantne 1,3 miljardit inimest ja väkki. Suuruselt teine religioon maailmas pärast sunni islamit ja väkki. Aga siiski, meil nagu ei ole sellega suurt mingit pistmist. Aga ikkagi, ma vaatasin ka seda kardinali koostna kaamerat nagu. Mulle väga meeldivad siuksed kaamerad tegelikult. Vaata, sa ütlesid kuninganna, kuningas on ju. Ma mäletan, kui Elisabeth oli puhkas, ja siis tehti laivi sellest, kuidas Elisabeth on rahulik ja puhkab, aga et kõik inglise kanalid olid ennast mustalt riidesse pannud, mustad lipsud ees, rääkisid sellest, kuidas kuningannal on hea rahulik olla ja kõik saavad aru, et on tegelikult surnud, aga tehakse mingeid toiminguid ja lihtsalt laivitakse seda asja. Ja siis see, kuidas tal olid matuse ajal, tal käis nagu seda kirstu veeti üle terve riigi ringi, on ju. Et need mõlemad laivid on, see on nagu huvitav fenomen, et mitte midagi ei toimu, aga sellest istud ja vaatad. Nagu elad kaasa või ma ei teagi, mis see nagu on. Nagu lahe. Ja ma vaatasin, ma tavaliselt ei ole siuke Kamina kanali sihtgrupp väga või ma nagu ei tarbi liiga palju, aga see nagu koostna kaamera oli, see näitaski põhimõtteliselt seda katust ja koostajat, seal olid vahepeal need kajakad olid suur meem, on ju. Taevas muutus ja see oli see ambient heli väljakult, eks ju. Ja see oli kuidagi ma väga nautisin seda. See oli väga meeldiv ambient, siuke mingi nagu slow TV teema. Kusjuures YouTube'is on ülipalju, kuidas inimesed kõnnivad keset tänavat ja lihtsalt lindistavad, see ongi näha, kus ta läheb ja mis see tänava heli on ja mitmetunnised nagu rännakud ja jalutuskäigud on hästi kihvt. Ma olen alati vaadanud neid mingi rongireis läbi Norra või midagi. Ja ma olen mõelnud, et hullult tahaks vaadata ja tundub nii relaxing, aga siis ma ei jõua kunagi selleni kusjuures. Ega seda ei vaata, sa paned nagu taustale, ma arvan. Ma arvan, et see on nagu tausta asi rohkem vist. Ma ei teagi, sõltub inimesest võib-olla. Mul on hästi raske vaadata telekat taustal. Nagu see mõttes, et ma pean vaatama üldiselt, sest mul on tunne, et FOMO on tugev, Ma olen ärev poiss ikkagi. Ma panen selle peale, sest ma vaatan selle ära. Just, ma pean teada saama, kuidas täpselt see juhtub, missuguseid kinematograafilisi võtteid ja tõesti, et kui ta nüüd läheb sinna sa ei taha maha magada seda. Siis ma ei taha maha magada seda hetke, kui see juhtub, et ma saaksin näha täpselt neid inimeste reaktsioone ja kõike seda, et kuidas see saabumine täpselt toimub, et ma saaksin kõiki detaile niimoodi hoomata. Aga siis paavst valiti ära? Ja see on nagu äge, vaata, minu arust see, et nagu, vaata, inimesed on seal kohal ja me kõik vaatame, kõik räägime sellest, isegi olemat sellest, et meil on mingi Eestis mingi 6000 katoliiklast või kui palju iganes. Umbes nii vist, jah, ma ei teagi. Ja need inimesed ka, kes on seal väljakul vaata, sa saad koostajat vaadata, sa saad olla mingi osa sellest hetkest, on ju mingi müstiline protsess, traditsioonid, rituaalid, väkki-säkki, vaata, kuidas suits tuleb ja siis inimesed on lihtsalt nii rõõmsad ja see on kinda tore. Ta on väga ritualistlik selles mõttes küll, et nad on hästi ära häkkinud selle, kuidas tähelepanu saada. On kõik rüüd ja asjad ka muidugi, aga see on nagu, mulle meeldib see, et see on korraks üle maailma sama sündmus. Mulle see mõte on nagu kihvt. Ma tean ka, et hunnik minu sõpru hakkas nagu enne veel, kui hakati valima, hakkas nagu jälgima nagu spordis, hakkas jälgima, et kellel mis otsid on, keda ennustatakse, mis nagu panustatakse, kes siis ära valitakse, et nagu, et mitmed inimesed hakkasid nagu selle protsessiga juba varem peale, mis on mina teen seda Eurovisiooniga, et hoian ennast kursis ja jälgin ja nii edasi, on ju. Paljud teevad spordiga, et see on nagu kihvt, kuidas see on nagu sarnane sündmus mingis formaadis huvitav, sest tegelikult me räägime ju religioosse nagu juhi valimisest. Mulle hullult meeldis see, et Itaalia mõned siuksed hasartmängu vastased aktivistid tegid ka mingisuguse, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga nad tegid sellise nagu ennustuskeskkonna, kus sa said hääletada siis erinevate kaua aega võtab, mitu vooru, kõik jutud, kes paavstiks saab. Asja
mille siis auhind on igavene kuulsus või midagi sellist. Ja see muutus vist päris populaarseks ja selle mõte oligi nagu juhti tähelepanu sellele, et nagu fantasy papa või midagi siukest. Nagu fantasy paavst. Said valida oma põhimõtteliselt neid kandidaate ja siis meedia mainimist said punkte ja kõike seda. Ta eesmärk oli nagu harida, aga samal ajal ka juhtida tähelepanu sellele, et see on nagu päris addictingi võib-olla asi, mida teha. Mulle meeldis ka see, et selle päis oli, seal oli see konklaavi värk on see, et kui nad konklaveeritakse ära, eks ju, ehk siis pannakse luku taha, on ju, võtmega või lukuga see konklaam. Ära üritasin. Ma lihtsalt tean. Siis öeldakse, kõigile teiste öeldakse extra omnes, ehk siis kõik välja, peale nende kardinaalide, kes valivad. Seal oli kirjas intra omnes, et kõik tulge sisse, põhimõtteliselt. Sisse kõik sellele lehele. See oli tore, süke väike nali. Väike joge. Eestis on ka uudiseid tegelikult. Sul on paavsti veel. Me ei ole veel paavstist endast rääkinud. Me ei ole paavstist endast rääkinud. Mina ei ole saanud tarka panna siin paavsti teemal. Ma olen alati tahtnud sulle rääkida sellest... Ma mõistan, et see on võib-olla rohkem nagu politsei materjal, aga see paavsti teema, eks ju. Paavst. See on ju, mina ei ole katoliiklane ega üldse Jeesuse mees, aga mulle meeldib lugeda, mul on mingisugune ebatervislik fassinatsioon erinevate religioonidega ja asjadega. Igatahes, see on nagu see püha Peetruse tool, eks ole. Peetrus nagu nii-öelda see esimene paavst on ju, Jeesus ise ütles talle asju. Ja siis Piiblis on kirjas see, et ma nüüd ei ole päris kindel, kuidas see eesti keeles täpselt on, aga ühesõnaga, et ja vaata, sina oled Peetrus ja selle kalju peale ehitama oma kiriku, eks ole? On this rock I shall build my church. On see inglise keeles tuntum. Ja see on eepiline biblical pun. Sellepärast, et Peetrus, vaata nagu see Jordaania Petra. See on kalju. On kivi. Ja siis ta ütleb, et sa oled kivimees ja selle kivi peale ma ehitan oma kiriku. Mis on nagu mega pun. Biblical pun. Sõna Petra on kivi siis või? No põhimõtteliselt jah, see on nagu see, ta ütleb seda, et sinu nimi on Kalju. Siis te Kalju. Kalju, eesti keeles ongi. Jah, sa oled Kalju. Ja sellele Kaljule me ehitame kiriku. Okei, see teeb asja lõpusamaks, jah? Sest, tead, kui ma olin Inglismaal ja siis mul oli see Teslaga taksojuht, kes uskus kõiki vandenõuteooriaid, ma võib-olla ei ole rääkinud sellest. Mul oli taksojuht, mis booking andis mulle lihtsalt lennujaamast sinna majutusse sõidu, sest ma olen nii palju reisinud, et nad annavad mulle asju. Ja siis mul oli pick-up lennujaamas ja siis mingi Teslaga vend võttis mu peale, mis on ülinaljakas. Ma tulin mingist Ryanairi lennust seljakotiga. Tema oli segaduses, mina olin segaduses. Ta uskus kõiki vandenõuteooriaid. Nagu tal oli nii palju vandenõuteooriaid, et ma lõpuks nagu maksin treidima, millega ma vaidlen ja millega ma olen nõus. See oli nagu nii hull. Et ta oli mingi, vaktsiinid, ma olin mingi, no need on päris asjad, on ju. Aga siis ta oli mingi, aga kuu maandumine, ma mingi, sure, muidugi oli fake. Ma nagu lõpuks hakkasin niimoodi valima. Sest ma ei viitsinud kõigega tulis olla. Aga tema teooria oli siis ka see, et kõige õigem usk on loomulikult islam ja siis siis ta rääkis mulle, mis siis nagu tekstiliselt seda tõestab, et on islam ja siis üks asi, mis ta ütles mulle, oli ka see, et sa ju saad aru, et kristluses need ei ole ju päris nimed, need ei ole ju Lähis-Ida nimed. John. Ja ta ütleski, et kui nimed on, ütleme, John ja Peter ja ma ütlesin, et kulla inimene, need on tõlgitud. Sina arvad, et mu nimi on Ann. Mu nimi ei ole tegelikult Ann. Ja siis ta nagu sellest oli šokeeritud ja oli 5 sekundit vait ja ütles, ja siis vahetas teemat järgmise mingi vandenõuteooria peale, aga nagu see oli nagu väga naljakas, et kuidas ta nagu ei tulnud selle pealegi. Et Peter on Peetrus, on Petra, on eesti keeles nüüd Kalju, ma arvan, võiks järgmises tõlkes olla tegelikult. Oli see, mis ma... Kalju. Eestistada oleks neid, tõesti oleks tore. Tegelikult võiks lihtsalt kõik ära eestistada, nagu lõbutseda lihtsalt, vaata. Üks vandenõu... Johanna, see käib nagu Jussi reisikiri, ütleme näiteks. Jah. Miks mitte? Sest tal oli mingi vandenõuteooria, tal oli veel sellest, kuidas,
et umbes, et miks Jeesus just nagu Easter time ja midagi siukest ja siis ma olen mingi... see on sellepärast, et me värmime mune ja nii edasi ja siis nad täiega... Ta oli mingi munad ja jänesed, ma olen mingi kulla inimene, see on pööripäev. Ain, kas sa teadsid seda, et peredes, kus on rohkem lapsevankreid, sünnib rohkem lapsi? See oli täiesti mind-blowing, kuidas ta oli mingi hea. Ja tegelikult Jeesus, miks sa arvad, et miks ta üldse jõulude ajal sündis, et miks me üldse tähistame jõule, mis asi, ma olen mingi, tead, Eestis tegelikult ei tähistata üldse. Eestis ei ole nagu Jeesuse pühad, Eestis meil on nagu jõulud ja see on nagu pööripäev. Jõuluteema on küll, jah. No see on... Juul. Ja see on see paganlike traditsioonidega... Ma selgitasingi talle, et nagu, et sa oled nagu nii palju mõelnud selle kristluse vale asja peale, et see nagu ei saa aru sellest, et üle maailma need kõik tähtpäevad kukuvad kokku, sest meie ajud töötavad üle maailma samamoodi ja loovad mingeid kultuurilisi rituaale, sest nagu maailm meie ümber muutub ja pungad tulevad või päev läheb pikemaks või lühemaks. Jesus Christ. Kusjuures ja rääkides sellest, et asjad on samad, siis vaata, paavst on ju, Pontifex Maximus. See on, minu jaoks on täiesti mind-blowing tegelikult see, et Pontifex Maximus on ju, oli ühe müütilise Rooma kuninga loodud see ametikoht Rooma hellenistliku religiooni jaoks, et ta oli see nagu peapreester, eks ju. Me ei tea täpselt, kust see tuleb, me tänapäeval tegime seda silla ehitaja, on ju, Pontifex. Võib-olla on see mingisuguse etruski religiooni termini nagu mugandus ladina keelde, aga igatahes see sama tiitel on nagu Rooma kõige kõrgem preester, nagu kogu Rooma riigi ajaloo ja siis kui Rooma riik kristlustus, siis see ametinimetus Pontifex Maximus ei alles. Nii et see on, minu jaoks on täiesti mind-blowing mõelda selle peale, et see amet nii-öelda on vanem kui religioon ise. See on nagu kuidagi väga vinge. See on väga kihvt tegelikult, et sul amet on nagu, et noh, et täpselt see sama, et noh, et pööripäev läks üle, on ju jõuluks, noh, keeleliselt meil on juul, on ju, mis iganes, Jeesuse sünnipäevaks, aga kogu aeg seal olnud, samamoodi selle ametiga, on ju. Päris fun. Aga paavstist me teame siis seda, et ta nüüd ameeriklane, Chicagost pärit ja fännab Chicago Red Soxi, ma ei tea, White Soxi. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli. Red Sox on Bostonis minu. No, vabandust, aga aitäh, vaata, mu point oli välja tuua seda, kui absurdselt see kõlab ja see pakub mulle rõõmu. Jah. Mul on siin mul on nagu mu aju ei saa aru sellest, kuidas sa ütled, et uus paavst on ameeriklane. Minu jaoks see nagu vana uus maailm nihe. Mu aju ei tee seda lülitust nagu ära, see tundub mulle nii irratsionaalne kuidagi. Ja noh, kuna ei tohi tänapäeval Gaimanist rääkida, siis Neil Gaiman. Jah, et ma kahjuks pean rääkima siis natuke nagu vaata see raamat, see mitte Good Omens, vaid American Gods. American Gods. Mul on see error, et mul on tunne, et sa võtad vana maailma jumala ja viid uude maailma. Mul on sama probleem sellega, et paavst on ameeriklane. Mis asja? Kuidas? Et mul aju on nagu katki sellest natuke. No mis nii on naljakas. No selle nimi on kolonialisatsioon. Et vaata, kunagi oli Euroopas oli peamiselt see paavsti teema ja siis nad kõik läksid ära. Jah. Ja siis eriti seal Lõuna-Ameerika pool ja Ladina-Ameerikas, sinna läksid need hispaanlased ja portugaallased, nemad olid väga katoliiklikud. Ja siis sellepärast nemad kõik tegid seal missiooni tööd ja seal inimesed surid ära ja siis neid pöörati usku ka ja siis uued inimesed tulid peale ja nad olid kõik jällegi katoliiklased. Ja siis alguses Ameerika Ühendriigid, vaat see oli siuke riik, kus seal oli palju puritaane ja siukeseid muid nagu siukeseid, ütleme, usulisi nagu radikaale, keda siis Euroopas ei tahetud või kellel ei olnud kohta, aga siis hiljem tulid sinna altpoolt, tulid ikkagi ka peale katoliiklased, üleüldse kõik lendasid sisse, seal muuhulgas ka iirlased lendas. Iirlased ja Iirimaal on ka katoliiklus on suvi ja siis poolakad olid ka. Oota, kas ta on Iiri juurtega või? Minu arust tal on Iiri juuri temal ei ole, seal teisel kardinalil, Ameerika kardinalil, Sean O'Malley'l on Iiri juuri. No, O'Malley'l oli... Aga temal on hispaniitsed juured vist peamiselt. Mina pole üldse kursis. Ma ei tea ta nime, ma tean, et ta nüüd Leo 14, mis ta enne oli, mis ta edasi teeb, täiesti kavatsen mitte tähele panna ilmselt suure tõenäosusega. No minu arust see on ikkagi huvitav. Mul oli fun nagu, aga... Leo 14, see on vinge nimi. Iseenesest see, et kas ma võin
rääkida paavstist veel või? No hästi natukene. Leo 14 on ju, 14. See on päris vinge nimi, mida võtta, sest et Leo on üks levinumaid paavsti nimesid ja ajaloos, aga viimane Leo 13. oli see suur sotsiaalne nii-öelda reformaator. Ta oli eelmise sajandi vahetusel, siis kui 19 sai 20 sajand. See on mingi Gilded Age, tipuaeg, nii edasi. Ja tema tõi selle teema, et nagu töölistel võiks olla õigused, kõik võiksid väärida nagu mingeid häid töötingimusi, elamisväärset elu. Väga tugevalt, jah, just sotsiaalne reformaator ja väga tugevalt tõi selle nende inimeste õiguse, sotsiaalse õigluse teema ka katoliiklusesse teravalt sisse. Mingid nagu tolleaegsed võib-olla sotsialistid nii edasi näevad teda nagu kontrarevolutsioonilise jõuna, aga samal ajal ta väga legitimiseeris seda, et jaa, töölistel võiksid olla õigused, see on nagu hea asi. Esimene Leo on ju, pool mütoloogiline tõenäoliselt, aga temast on see stereotüüp, et ta peatas Attila sissetungi Roomasse. Ta oli 5. sajandil vist, kui ma praegu peast õigesti mäletan, umbes läks Attilaga kohtuma ilma relvadeta ja muu sarnasega ja veenis Attila. See on, ikkagi see narratiiv või see... Ja me laulsime ennast vabaks! Ja me Eesti sai vabaks. Okei. Mesipuu kurat tegi Eesti vabaks. Väga armas. Jaa, väga äge on. Täitsa tore. Aga lähme Eestisse ka. Jaa, mina tahan sinule tuua väga toreda uudise, mis tuli esmaspäeval välja. Esmaspäeval ma eeldan, et nad saatsid pressiteate ja ma lihtsalt räägin sulle peast asjast, mis ma esmaspäeval lugesin. Ja see oli see, et Keskerakond on andnud Jüri Ratase inkassosse ja nõuab talt 5000 eurot. Sest nad väidavad, et Jüri Ratas ei maksnud liikmemaksu aastal 2023 ja nad andsid inkassosse selle summa pluss intressid. Ja nüüd inkasso otsib Jüri Ratast, et nõuda talt 5000 eurot. Hiljem ajakirjanikud kõigepealt panid selle uudise lihtsalt üles ja siis vaatasid sellest, kuna liikmemaksud ja erakonna annetused on kõik avalik info, siis nad vaatasid sellest liikmemaksu tabelist, selgus Jüri Ratas siiski on tasunud oma 2023 aasta liikmemaksu ja natukene pealegi. Mis neist edasi saab, ma ei oska öelda. Aga Keskerakond andis Jüri Ratase inkassosse. No, aus selles mõttes, Kas sa oled lugenud seda, ei ole? Muidugi olen, ma olen päris tuttav selle teemaga küll ja mees on võlguna. Võlgu, maksa võlg ära, kurat. Aga samal ajal nagu, liikmemaks erakondades on siuke nagu natuke naljakas asi, et see on väga hea ettekääne, miks inimesi erakonnast välja visata. Sellest kusjuures rääkis vasakpartei. See on järgmine uudis, oota, nüüd me räägime veel Jüri Ratasest. Me räägime veel Jüri Ratasest. Keskerakond väitis, et Jüri Ratas on kasutanud üle 61 000 euro Keskerakonna raha oma isiklike kampaania kulude katteks ja on jätnud tasumata siis hunniku liikmemaksu. Ja see on minu meelest äärmiselt naljakas. Nad ise Keskerakond väitis, et miks nad alles nüüd tegelevad sellega, nad ise ütlesid, et Jüri Ratase olematu isiklik panus valimiskampaaniasse wow. Jüri Ratase olematu isiklik rahaline panus valimiskampaaniatesse selgus, kui erakonna büroo tegeles eelarve kärpimisega, analüüsis erakonna varasemat rahakasutust ning erakonna liikmete panust valimiskampaaniatesse. Üllatav erakonna esimees, kes on kogu erakonna kõneisik ja nad ehitasid kampaania suhteliselt ka tema ja teiste neil olid ankurkandidaadid. Üllatav jah, et kontor teeb talle kampaaniat, see on šokeeriv osa. Ja seal on mitu asja mängus, sest esiteks on see, et Jüri Ratas on teinud meeletult annetusi erakonda. Keskerakonnas kunagi oli see süsteem, et sa annad mingi protsendi palgast. Ja seal ongi, sellepärast nad ütlevadki, et ta on liikmemaksu maksmata jätnud, et ta peab maksma mingi 2500 midagi eurot, sest nad peavad maksma 4% palgast. Aga ta oli reaalselt selle raha ära maksnud, ta oli rohkem maksnud, tegelikult ta oli mingi 3000 eurot maksnud sellel aastal. Aga see, miks ta on tasunud 0 eurot enda isiklikuks kampaaniaks, on minu teada käib osades erakondadesse niimoodi, et sul on lihtsam teha erakonnale annetus ja erakond teeb
kollektiivselt maksab arved ja teeb ERJK-le aruande. Nad hoiavad kulude pealt kokku, pluss saad soodsamat nagu hulgihinda. Ei no sa saad hulgihind ja kõik see ka, aga aruandlus on lihtsam, sest see on üks inimene, kes bürokraatia vähendamine. Jah, et see ei ole nagu, et see on hästi naljakas, nad on välja imenud mingi suvalise nagu asja, millega siis Jüri Ratast kottida ja mina ei oleks arvanud, et sa saad nagu nii, see on minu jaoks äärmiselt imal ja hästi hale. Et nagu see ei ole nagu kuidagi ära panemine, see on lihtsalt mingi lamp kiusamine, et nüüd on Jüri Ratasel veitsad tüütu inkassoga vaielda ja läheb kohtusse või mis iganes. Et see on nagu lihtsalt kiusamine, lihtsalt sellepärast, et tead, meile ei meeldi, käi perse, nüüd me leiame midagi, mis on nagu ebamugav sulle. Ja mina nägin Jüri Ratas ühte nendest Euroopa Parlamendi reklaamidest, mis mind šokeeris. Ma kahjuks ei screenshotinud seda, sest ma äkkisin hommikul olin unine. Issand, vaat kohe Delfist tuli. See on sinine, see on Euroopa Rahvapartei värvides reklaam, mis on minu jaoks jätkuvalt šokeeriv. Ta teatab, head Euroopa päeva! Okei, nüüd see läks ära. Ühesõnaga, ta ütleb, et ta on Rahvapartei fraktsiooni liige ja kõik muu. Ja siis väga tore on, kui on Euroopa. Ja see on minu jaoks jätkuvalt nagu natuke šokeeriv, sest ma ei ole harjunud sellega ikkagi, et Jüri Ratas on Isamaa erakonnas. No. Ma olen minu jaoks on see jätkuvalt Statoil for life, ma räägin. Ja, aga nagu sa mainisid korraks 1 sekundiks, et liikmemaks on asi, millega on hea inimesi erakonnast välja visata, kui sul peaks olema tahtmine inimesi erakonnast välja visata, siis seda strateegiat kavatseb kasutada Eesti ühendatud Vasakpartei. Vasakliit on, kas nad on ametlikult juba ka Vasakliit? Ei ole, neil ei ole kvoorum koos olnud, sellest me räägimegi. Eesti ühendatud Vasakpartei, millel on kuskil 500 liikme ringis, kavatseb neist umbes 300 välja visata, kuna selleks, et muuta oma nime, muuta poliitilisi vaateid, mis on siis põhikirjalisi kokku lepitud, mitte põhikirjalisi, aga siis programmilisi vaateid. Selleks peab kokku saama üldkogu, aga nad on üritanud üldkogu kokku tuua ja tulemus on olnud see, et kohale tuleb nagu mõnikümmend inimest ja kvoorum ei ole koos ja siis üldkogu läheb uuesti laiali ja hakkab otsast peale. Ja nüüd, kui nad kavatsevad võtta lihtsalt nimekirja vastu, vaadata, kes ei ole liikmemaksu maksnud ja visata need erakonnast välja, et jääb kuskil 200 liiget, et siis 100 tuleb kohale, kvoorum on koos ja saab need kõik muudatused vastu võtta. Ja siis omakorda uuel juhatusel, mis saab olema tõenäoliselt noor ja reaalselt nagu siuke tänapäevane vasakpoolne, nagu näiteks tegelema ka sotsiaalse õigluse küsimustega, transsooliste õigustega ja muude sarnaste küsimustega, et nendel siis saab olema ülesanne nii-öelda erakonna elujõudu tõestada ja viia erakonna liikmete arv uuesti sinna 500 kanti, mis on see juriidiliselt vajalik arv, et meelitada uusi inimesi. See kõik kõlab hästi, aga ükski nendest inimestest, kes seda programmi kokku paneb ja kõik seda teeb ja inimesi välja viskab ja nii edasi, ei kavatse juhiks kandideerida. Ja teiselt poolt millegi tõttu mul on tunne, et ei ole arvestatud sellega, et kõigi nende 500 inimese seas võib olla ka 100 inimest, kes ei ole sellega nõus, mida teha kavatsetakse. Et see on nagu ka probleem, ma arvan, võib-olla, et siin on nagu seda indu on küll ja veel, aga siiani ei ole välja tulnud. Jaa, vaata, me rääkisime ka siis, kui nad announcisid oma nimemuudatuse sarnase asja ja me tegelikult ka nagu võib-olla me natuke nagu tegime nalja, aga iseenesest idee tundub äge, et nagu need noored inimesed, sinna läks hulk noorsotse, kelle jaoks Sotsiaaldemokraatlik erakond ja noorsotside organisatsioon ei olnud nagu piisavalt vasakpoolne. Läksid sinna ja nagu tahtsid partei ümber pöörata vasakpoolsemasse mõttelaadi ja see oli täitsa nagu, neil oli nagu programm ja mõtted ja nii edasi, aga see kuidagi selles mõttes suikus ära, et sinna tuli see juhatuse asendusliige Keijo Lindeberg, advokaat, ja see muutus selles mõttes nagu meediatsirkuseks, et see Keijo Lindeberg, kes ilmselgelt ise ei ole vasakpoolne inimene ja nii edasi, oli ainus inimene, kes sai ja võttis endale seda meedia tähelepanu. Need noored inimesed ei tahtnud seda tähelepanu ka ise. Ja nagu ka Päevalehe Delfis kirjutas Geete Põllust ja teised ajakirjanikud on ka kirjutanud selle teemal, kus inimesed andsid mingisuguseid kummalisi vastuseid stiilis, nad ei ole avaliku elu tegelased ja ei taha üldse sõna võtta ja No praegu on ka ju Delfi katse ühendust võtta juhtkonnaga tipnes sellega, et kirjavahetus tuli suunata
noortele Keijo Lindebergi kaudu. Kas Lindeberg on võtnud enda kanda ka pressiesindaja ameti või hoiab noori pantvangis, et poliitiliselt aktiivsed ent häbelikud juhtkondlased Delfiga oma maailmavaates suhelda ei tihka? Ei kumbagi, muheles Lindeberg. Nad on nõus sõna võtma, aga kirjalikult. Kuna nad on noored 20. aastate alguses kõik, siis ehk pole meediaga palju kogemusi ja see võib tunduda natuke hirmutav, märkis juhatuse asendusliige. No jah, see Eesti 200-s on ka mõned noored inimesed näiteks 20. alguses, kes on nagu väga aktiivsed. Osavad sõnavõtjad. Hanah Lahe on 20. keskel Riigikogu liige Reformierakonnast. Kuidagi nagu nad suudavad küll täitsa nagu ühiskonnas osaleda ja nii edasi. Ehk siis ma nagu, vaata, ambitsioon on suur. Yeah. Ambitsioon on minu meelest ääretult suur, aga välja kukub nagu naljakalt praegu ka. Ma tõesti tahaks, ma arvan, ma ei valiks seda erakonda, aga ma tõesti tahaksin, et neil läheks hästi ja ma tahaksin, et nad saaksid oma maailmavaadet nagu tutvustada ja avardada, et see organisatsioon toimiks. Ma arvan, et seda on vaja, kui nad on päriselt nagu, kui nad saavad oma sellest taagast lahti, sest et see asi, mida neile paratamatult ette heidetakse, see on ka asi, mida Vilja Kiisler näiteks oma intekas Keijo Lindebergiga tugevalt rõhutas, nad on sama juriidiline keha, mis kunagi oli Eesti Kommunistlik Partei. Nad ei ole vastu võtnud seda programmi muudatust nagu see. Ja organisatsioon on sama ja seal on palju veel neid nagu vanu tohletanud liikmeid. Aga kui nad nagu selle ära teevad ja neist saab reaalselt uus erakond. Siis on teine asi. Jah, siis on teine asi ja ma tõesti soovin siirat edu neile, sest et ma arvan, et see on poliitilises debatis vajalik ja ma arvan, et siis on eriti hea see pilt, et kui meil on olemas reaalselt nagu ütleme, ma sooviksin mõlemale poolele edu, et nagu parempoolset erakond ja vasakliit, nagu selles mõttes, et nagu konkreetsed ideoloogilised lahe asi. Jah, just. Sest et siis meil lõpuks oleks päriselt Eesti poliitikas oleks lai spekter esindatud. Mitte ei oleks seda nagu koondumist tsentri nimel, et kes nagu kõige rohkem tsentris on. Ja teiselt poolt on nagu see, et kui see peaks neil välja tulema ja nad saavadki oma 300 välja visatud, 200 liiget, 101 inimest tuleb kohale, hääletab, koorum on koos, kõik läbi piu tehtud, siis seal on üks suur lisapluss on see, et see tähendab seda, et koos kandidaatide toodud riigi toetus vasak parteile saab olema nende taskus, mis tähendab seda, et see raha, mis peaks selles mõttes minema nagu tegelikult koos kandidaadid tõid selle raha ei, siis igaks juhuks, et see liikumine koos, nad tegid koos oma kampaaniatega, aga tegelikult see nagu full-on putinistlik väkk ei ole selle vasakparteiga tegelikult seotud, see koos on eraldi. Nad kandideerisid koos, aga tänu sellele, et see erakond on partei, siis nende nimekiri sai selle raha, mis tähendab seda, et see nagu Kremli-meelne liikumine, nende toetusjõud võiks saada siis ikkagi tulevikus nagu nii-öelda Eesti-meelse lihtsalt vasakpoolse maailmavaate kandva erakonna rahastuseks, mis on tegelikult ju see on ju tore. Äge kontseptsioon. See on tore väike ninanips. Yeah. See on mingi 25 000 eurot aastas, aga see on ikkagi 25 000 eurot aastat, mis ei lähe Aivo Petersoni tasku. Just. Et see on ju tore. Ühesõnaga, valitsus kiitis heaks esimesed bürokraatia vähendamise ettepanekud. Väga hea ju. See on siis see samunegi efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda. Ja nad kaotavad alkoholiregistri ära. See on küll vähendavad töökeskkonna nõudeid. See kõlab halvemini, kui see on. Ja siis lihtsustavad kodulaenu refinantseerimist. See alkoholi, nagu, see on huvitav, et see on nagu bürokraatia vähendamine. See töökeskkonna nõuete lihtsustamine, see on teoorias bänger. Sest et see muudab ära selle asja, mille üle inimesed on alati olnud hästi pahased, et sul on põhimõtteliselt ühe mehe firma ja sa pead tegema mingeid oma ohutusplaane ja muid sarnaseid asju, see on päris totter. Aga alkoholiregister kaob ära, see on nagu huvitav. See on nagu veider, arvestades Eesti alkoholilembust. Ma nagu ei teeks ühtegi asja alkoholiga seoses leebemaks.
selles, aga vaata, vahe on võib-olla selles, et poliitikud ei ela Sirbi peatuse vahetus läheduses. Ma tean, milles asi on. Vabandust, ma tean, milles asi on. Ma viimasel ajal kõnnin mitte Maleva peatusesse, vaid Sirbi peatusesse, sest mul on seal teede ehitus vahel ja Sirbi peatusesse on mugavam minna. Ja see on soojad ilmad on välja toonud minu šokeeritud ma näen nii palju joodikuid. Ma näen, see on õudne. Aga see selleks. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terrase sõnul on alkoholiregister tähendanud ettevõtjatele aastaid kaasnevaid kulusid ja ajakadu ning enam ei pea iga toote jaoks eraldi luba taotlema ega laboriuuringuid tegema. Ta tõi näiteks, et 2023 aastal oleks ettevõtjad uuringute pealt saanud säästa kuni 5,1 miljonit eurot. Ja Teras märkis, et registri kaotamine võimaldab ettevõtjatel uute toodetega turule tulla lihtsamalt ja odavamalt. Vahendab ERR meile. Mis on nagu, tähendab, mõnes küljest see nagu, see on tore, et nagu mingi väike pruulikoda saab, ei pea mingeid pabereid täitma. Aga samal ajal kunagi 20 aastat tagasi oli Pärnus, läks nagu natuke halvasti selle metanooli märgiga. Et ma nagu... See on meelevaldne järeldus, aga... Ei, ma lihtsalt nagu muretsen selle pärast, et tähendab, ma ei arva, et keegi nagu paha pärast teeb selliseid asju, aga... Vaata, me ei tea, mis see laboritest tähendab või selle puudumine tähendab, et see, et ma eeldan, et sa pead enne oma kuradi vaadid ette näitama ja mis iganes on ju. Et see nagu täiesti nulli ei lähe, et pane silt peale ja pane müüki. Aga ma saan nagu aru. Ma räägin, minu mõte on lihtsalt see, et meil on Eestis nagu väga suur probleem alkoholiga. Ma arvan, et me ei peaks seda tegema ka uuringute võrra odavamaks tootjatele. Ma lihtsalt... Tundub natuke nagu ehmatav, aga ma ei tea, võib-olla on positiivne. Ja see kodulaenu refinantseerimise asi on päris huvitav. Aga see on ju tore ju. See on jah, kena. Et pangad, ühesõnaga, et sa ei pea notari juurde minema selleks, et hüpoteeki ümber vormistada, mis on jumala normaalne. See on väga mõistlik, jah. See on tõesti lihtsalt mega mõistlik idee. Et selle mõttes nagu ma raputan endale ka tuhka, ma alguses arvasin, et võib-olla see asi on nagu, täiesti jabu, see on nagu nõukoda, aga mingid asjad sealt on isegi täitsa mõistlikud. Nagu see näiteks. Et miks peab minema notari juurde ja väkki. See on väga vinge. Ma väga taatan. See alkoholiregistri asi, see võib-olla on päris, et võib-olla jah, me ei oska hinnata seda. See tundub hästi hirmus, äkki see on ka mõistlik. No ta ei ole võib-olla isegi hästi hirmus, sest ta on nagu tootmise poolel, mitte nagu kättesaadavuse poolel. Et seal ei pruugi nagu seda mõju olla. Kättesaadavuse mõttes on ju, või et ta ei lähe nagu märkimisväärselt odavamaks ilmselt selles poe hinnas nagu nii edasi. On ju. Et ta ei ole nagu kõige hirmsam osa sellest. Ja, kui sa ei tee lihtsamaks seda, et sa teed väga kange, umbes nagu väga odava viina, on ju. Et kui sa ei tee seda lihtsamaks, siis Kas sa tead, kui palju maksab üks topsi viin või? Vähe. Sittagi. Aga tead, et see on pusle, mida peaks võib-olla nagu, et see ei ole kõige olulisem koht, kus seda lahendada, et selles mõttes ma ei tunne nagu väga emotsionaalset sidet selle, nagu aga põhimõtteliselt arvan, et alkoholiga on Eestis liiga pahasti. Kas tohib, ma loen sulle ette kohaliku uudise? Aga muidugi. Lääneranna vallas sõideti harvesteriga üle kalmude. Krister Kivi Postimehes kirjutab. Lääneranna valla ametnikud põhjendavad otsust langetada Varbla surnu ajal juba teist korda iidseid puid, tahtmisega ala korda teha ning õpetada kohalikele, mismoodi hauad peavad välja nägema. Mida? Kas see on päris või pahatahtlik liid? Õpetada kohalikele, kui ta saab. Kas see on nagu päris või? See on natukene mõlemat, ma ütleksin. Ei, ta on ikka päris. Kohaliku elaniku Lii Vahteri sõnur oli tema vanaisa haualt võetud maha alles äsja sinna istutatud sirel. Nägin veel Saega töömeest vanaisa haualt ära minemas ja küsisin, et mida sa just tegid. Ta vastas, et vallast olevat kästud võsa maha lõigata. See on kolmene. Sa rääkisid mingi kohaliku elaniku, kes väidetavad, rääkis mingisuguse töömehega, kes väidetavad ütles seda, et talle oli antud vallast mingisugune käsk. See ei ütle seda, et vald tuleb õpetama tegelikult. Ma lihtsalt loen kogu asja ette sulle. Loe palun. Siis sa saad otsustada.
Varbla kalmistu asetseb Tallinnast, suva, kalmistu, on ju. Mõned sammaldunud hauaplatsid kalmistu vanemas osas on suisa iidsed, kuid kõiki maetuid pole suugi unustatud. Piret Veigel, kellel on Varbla kandis suvekodu, on käinud suvise pööripäeva aegu koos perega alati sealsel kalmistul ka kaugete hõimlastega haudu korrastamas. Ent üle-eelmisel suvel ootas teda ees ehmatus, katkine hauaplaat ja palju värskeid kände ja harvesteri jäljed. Siin on ju lugu sellest, et üle-eelmine kevad juba võeti maha ja siis ta ütles, et no siis oli see Sireli mees, on ju, ja siis kohalik omavalitsus otsustas, et okei, hauaplaadi siis paneme sulle uue, kuna me lõhkusime selle ära. Ja siis ka sellel kevadel võeti surnuaial uus raie ette ja muu hulgas lõigati maha ka jämedad puud, mis kasvasid välja kalmistu kiviaiast ja kohati on aed nüüd kokku varisenud, mis on fair enough, sest see juhtubki. Sest kiviaiad, sa ei saa nagu seda, see on nagu 300 aastat vana ilmselt, mida sa teed. Ja siis Vahter ütleb, et nägi oma silmaga, kuidas traktorilaadne masin üle haudade sõitis. Kändude põhjal saab naise sõnul otsustada, et pea kõik puud on olnud küll vanad, kuid täiesti terved. Seda ei otsusta sina tegelikult. Aga Lääneranna valla majandusosakonna juhataja Urmas Osila põhjendab kalmupuude langetamist Postimehele ohutusega. Maha olevat võetud vaid ohtlikud puud ja need, mis oleks võinud ohtlikuks saada. Harvesteri kasutamine on kõige ohutum ja kõige odavam. Siin on üks hästi naljakas osa. Siis ta ütleb ka edasi, et kogutud puit osaliselt utiliseeriti ja vähegi kõlblik läheb küttepuudeks sotsiaalvaldkonnas. Ehk siis ta võtsid surnuaiast, võtsid puu maha ja siis viivad surmapuud vanuritele, kalmistute puud. Kuna nad olid selle ühest hauast üle sõitnud, on ju, siis plaadi maksid kinni ja siis käisid ja tegid selle haua enda sõnul korda, ehk siis kallasid sinna värske mulla peale, mis nägi välja nagu seal oleks keegi peale matetud. Ja siis pandi keset mulla välja üks punane taim pandi kasvama sinna. Ja siis hauaplatsi omanik, see keegi on ju ütles, et ta ei saa aru, mis siin juhtus, et miks nad selle taime sinna panid, et see ei ole nagu nende esteetiline otsus, on ju. Ja siis vallaametnik ütles, et ühtlasi kallati aastakümneid vana haud üle värske mullaga, mis tõttu nägi see välja nii, nagu oleks keegi just nii maetud ja iidsete puude raiumisega ja haudadest. Tegelikult ta ütleb, et me osutasime talle teene, et me tegime selle platsi korda. Okei, see on, jah. Ehk siis see on see, siin on nagu, mul on tunne, et ta on natuke meelevaldne selles, et näitab... Ei ole, tegelikult see on ikkagi jabu. Kogu see lugu on jabu, muidugi. Sa ei räägi läbi ja siis seal on lihtsalt see error, et kuskil olid mingid nagu need harvesteri jäljed on ju sisuliselt haudade peal, et see on ju kole. No teemad siin on kindlasti, et see on päris huvitav. Aga see on kohalik uudis mul, jah. Mina tahan sulle rääkida ka ühe kohaliku uudise. See on ERR-ist Ida-Mai Einmaa lugu ja see liid on üks kaunimaid kirjandusteoseid, mida ma olen lugenud viimasel ajal. Nii. Ja teemaks on kuulus Tallinna Miljoni peldik. Selle loo liid, see on lihtsalt niivõrd kaunis. Üle 20 aasta Toompeal seisnud avalik tualett, rahvakeeli Miljoni peldik, ei ole uut omanikku veel leidnud. Huvilisi ja ideid jagub, kuid tuleb välja, et massiivi liigutamiseks on vaja rohkem kui vaid tahet. See sõna on massiiv. See on nii ilus. Kohutavalt kaunis. Ja see huvilisi ja ideid jagub. Sa räägid peldikust. Ja tuleb välja, et see peldik seisab... ootab nukkelt oma saatust ühel Lasnamäe laoplatsil. Ja see viidi minema ju, muidugi see järsku oli üks suur auk. Kadunud oli peldik, jah. Ehk siis, et tahtjaid oli hästi palju. Ida-Mai Einmaa kirjutab ja ma pean siinkohal märkima, et ta ei tähi Ida-Mai Einmaa, seepärast, et see on siuke Madis Hindre tüüpi lugu, ma ütleksin, nagu just selle tegelikult siira empaatiaga, et ta nagu ei naeruväärista, vaid see on lihtsalt nii empaatiliselt kirjutatud. Nii, igatahes ta kirjutab, või tegelikult see on AK lugu vist, igatahes. Peldiku pärast võistlevad muuseumid ja külaseltsid ning kõige kaugem paik, kuhu seda mälestuste taaselustamiseks oodatakse, asub Valgamaal Harglas. Seal elavad 2 venda, kes 22 aastat tagasi rahad kokku panid ja sõitsid spetsiaalselt pealinna Peldikuga pilti tegema. Väga lahe. Ja et nad tulid kohale selleks, et näha Miljoni peldikut. Ja nüüd tahavad ära osta lihtsalt või? Jah. Väga kihvt, väga kihvt. Ma mõtlesin ka, et see mingi poko võib endale püsti panna selle kuskil muuseumi mõttes nagu. Ja, et ta tahtis sellest teha turismiobjekti seal nagu Valgamaal, aga ühesõnaga jah, ei tule välja ja
näiteks Tallinna linnamuuseum vaimustas ka ideest saada see käimla endale ja linn andis neile esmalt nõusoleku, tulge ja võtke, aga tualett kaalub 2 tonni ja muuseumil pole teda kuhugi panna. Sa ei saa 2 tonni panna lihtsalt majja ja, sest see nagu struktuuri võib ära lõhkuda kuskil vanas või ükskõik mis vanas või uues või mis iganes majas. Tundub nagu riskantne asi, jah? Ja raske siis keskaegsest majast tuppa viia ka ju. 2 tonnist asja, nende vanaaegsete vintsidega saada, aga aken pole piisavalt suur, et peldik sisse mahuks. Jah. Ma hakkasin kohe logistikat tegema linnamuuseumiga nagu. Jah, ja Tallinna Kommunaalameti osakonna juht Erki Vahe ütleb, et täna naudib ta oma pensionipõlve meil siin laoplatsil. Kui keegi leiab talle kasutust, siis kindlasti oleme valmis ära andma. Hetkel me kellegagi käsi löönud ei ole. Seni kaua, kuni ta meil siin laoplatsil seisab, seni kaua on ta saadaval. Nii et jah, milline peldik on saadaval, te teadke ja saage. Ja tõesti, see on absoluutne kultuuriline landmark, sellepärast ta maksis kunagi 2 miljonit krooni. 2, mitte 1 või? Tegelikult oli 2 vist nii. Miljoni peldikust teda toona kutsuti. 2 miljonit eurot tegelikult, kui me nüüd ümber transleerime eurodesse ja muudesse sarnastesse asjadesse, ei ole nii palju. 62 000 oli, jah? Ta oli päris kallis toona ja nagu sinna sisse pääs maksis ka ja ta oli päris pikalt püsti. Need oli peaaegu kindlasti plussis. Ja see oli vinge ja see oligi kogemus, see oli nagu meediasündmus ja asjad ja päriselt kõige ägedam asi tundub see, et nagu see viidaks kuskil, ma ei tea, metsa või kuhu iganes ja sellest saaks turismiobjekt, see oleks väga vinge minu arust. Sest ta on nagu, ma ütleksin reaalselt, et see on osa Tallinna ajaloost nagu päriselt nagu nüüdseks saanud. No muidugi on, jah. Ja Tallinna ajalooks saab ka see podcasti osa. Jah, mida me salvestame Tallinnas, oma stuudios. Kahjuks on seekord otsas, uudiseid on küll ja veel, aga aeg on otsas, peab minema järgmisi asju tegema. Suur aitäh, et kuulasite. Aitäh teile. Tšau, suva riik. SOS. Tšau.